Hea koolipere, alustame kooli 3. sünnipäevale pühendatud piduliku aktusega. Riigi- ja koolilippu kannavad Eva-Lotta Kuusmik ja Kristjan Soidla. Palun lippude sisenemiseks püsti tõusta. Armas koolipere, palju õnne meile kõigile. On siiras hea meel, et sa oled siin, et sa oled kohal tähistamas. Rakvere riigigümnaasium tähistab tänavu 3. sünnipäeva. Mõneti kummaline. Meil ju kulgeb hetkel 4. õppeaasta. Kuidas siis selline nihe? Omajagu aega tagasi pidime kooliperega olema lihtsalt loomingulised ja loovad, et leida see ajaken, mil kool võiks oma sünnipäeva tähistada. Kas siis oleks täna uhkem öelda, et tähistame 4. pidupäeva, et siis 1. 10. juubelit nõksa varem tähistada? On selles nii suurt rolli ja olulisust? Tähistamine saab ju ühisel kokkuleppel kujuneda selliseks, nagu me ise loovalt oleme lähenenud. Aga oluline on, et me ei unustaks tähistada. Ka koolina. Et me ei unustaks uhkust tunda, et me ei unustaks märgata. Et me ei unustaks tänulikkust väljendada. Ja meil on põhjust olla tänulik ja meil on põhjust olla uhke. Head noored, mõelge hetkeks, mille üle te uhkust tunnete. Kas keerukast lõiminguülesandest läbipuremine või õpiprojekti väljakutsete lahendamine andis sulle uue kogemuse, et endale pai teha? Või oled pigem tänulik sellele, et suutsid tunnist ära nihverdada?
mis on see, mis võiks sulle ja sinu edasistele valikutele anda mõnusama stardipositsiooni. Eilne vägagi sisutihe ja sujuvalt korraldatud konverentsipäev Valik on sinu võis anda nii mõnelegi noorele toekama perspektiivi tulevikuks. Ja mitte ainult konverentsist osavõtjatele, aga ka selle korraldajatele. Siiras tänu kogu konverentsi meeskonnale panustamast ja tegutsemast. Aga tuleme tagasi sünnipäeva kuupäeva valiku juurde. Pidupäeva valikuid saanuks olla ju mitu. Rakvere riigigümnaasiumi põhimääruse vastuvõtmise kuupäev, koolimaja ehituse algus, esimese õpetajaga töölepingu tegemine või traditsiooniline 1. september. Sõelale jäi aga 23. jaanuar aasta 2023, mil algas õppetöö just selles hoones. Jah, ehitis ei ole kool, kaugel sellest. Kool on ennekõike ikka seotud sellega, milline on siinne õppetöö, selle sisu ja inimesed. Tuleta meelde üleeilset inspiratsioonipaneeli loovusest. Ajakirjanik Mariann Rohemäe tõi just olulisena välja selle, kui palju mõjutab sinu loovust keskkond ja keskkonna üheks väärtuslikuks loojaks on su ümber olevad inimesed. Ja meie ümber on vägevad ja ägedad inimesed. Meid on täna kokku pea 500. Nemad on need, kes annavad inspiratsiooni ja rikastavad ja on sel juhul ka meie kõigi loovuse toetajaks. Ja sinus olev loovus on loomise eeldus. Aitüma, Tristan Ruuto, et jagasid oma vaadet loovusest ja märkisid, et see on seotud julgusega proovida ja julgusega ka ebaõnnestuda. Uudishimu, oskus küsimusi küsida, soov tähele panna ja hoida keskendumisvõimet. Need omadused toetavad me loovust ja ilmselgelt annavad aluse õppimisele. Oluline on see, et sa võtaksid ette tuleva ülesande pureda. Mitte ei otsiks võimalust vältida. Ja mõelda, kui meid siin majas on pea 500, kui mitmekesine ja rikkalik saab veel olla kollektiivne loovus, kui me kõik sellesse pühendunult panustame. Eileõhtused esitlused näitasid selgelt, kui vägevaks ja rikkalikuks võib kujuneda üks etteaste, mille loomeprotsessis osaleb kogu klass. Kui selle taga on siiras pühendumine, siis isegi etteantud juhiste ja väliselt näivate piiride korral, esitluse pikkus ja kasutatavad vahendid ja muusikapala stiil, siiski loovus saab olla piiritu. Te tegite eilsest sünnipäeva peost vägagi mõnusa vaibiga õhtu. Armsad noorte nügijad, õpetajad ja juhendajad, loomingulised loojad. Te olete tähenduslikkuse käivitajad ja me oleme 3-4 aastaga hea mitu puuda soola ära söönud ja väga tugevaks kasvanud. Teil igaühel on tugevad kandvad tiivad ja koos kõrgelt lennates oleme me koolina end vägagi tõestanud.
palju õnne ja loovust meile kõigile, et meil oleks ikka ja jälle põhjust rõõmustada meie rikkuse üle, mõelda ja tegutseda koos loovalt, uudishimulikult, julgelt ja kaasates. Palju õnne, pühendunud, tähenduslik ja mitmekesine Rakvere Riigigümnaasiumi koolipere. Mul on rõõm kutsuda esmakordselt aktuse lavale meie vahetusõpilane Laila-Marie Genske, kes esitab meile klaveril Beethoveni Kuupaiste sonaadi. Palun!
õpilasesindus jätkab traditsiooni, õpilasesindus märkab, millega tahame õpilasesindusega esile tõsta meie koolipere liikmeid, kes on silma paistnud kui inimesed, kellest võiksime kõik eeskuju võtta. Palun, õpilasesindus, tule lavale. Hea koolipere, me kõik teame, et mõni inimene lihtsalt paistab silma. Ta panustab, märkab ja teeb rohkem, kui temalt oodatakse. Ja õpilasesindus tahab just neid täna tunnustada. Esimeseks on meil märkimisväärne näitleja, kes jääb laval alati meelde. Ta on tark, kirglik ja loominguline ning samal ajal see inimene, kes kuulab päriselt ära ja aitab ilma, et peaks paluma. Kui Eilis räägib, siis julgelt ja ilmekalt. Nii, et ruum kuulab. Eilis Senka. Järgmiseks on musikaalne ja stiilne õpilane, kellel on initsiatiivi päriselt tegudeks, nagu näiteks bändi alustamiseks. Ta on ettevõtlik, sõbralik ja hoiab ümberringi head meeleolu. Lisaks on ta tubli õppija, selline, kes teeb oma asja hästi ja positiivselt. Romet Kolberg. Loominguline õpilane, kellel on sarmi ja julgust olla päriselt tema ise. Ta on see kõigiga sõber inimene, kes toob seltskonna kergust ja head energiat. Eneseväljendus on tal aus ja kartmatu. Ta ei peida oma sisemist poolt. Oliver Marten Lillevälja. Järgmiseks on julge ja särav kooli esindaja, kes panustab palju näiteringi ja jääb laval silma. Ta ei karda kooli ees rääkida ning teeb seda kindlalt ja mõjuga. Lisaks on ta mõistev inimene ja tubli õpilane, kelle peale saab alati loota. Sädele Hitrov. Järgmiseks on moodne, naljakas ja intelligentne õpilane, kelle lahe kõnepruuk ja hea energia tõmbavad teised endaga kaasa. Ta on väga haritud, jagab alati uusi tarkusi ja vastusi ning on päriselt abivalmis ja toetav. Eesti keele olümpiaadil osalemine ütleb ka tema lugemuse kohta nii mõndagi. Richard Lindberg. Ettevõtlik ja toimekas kaasõpilane, kes on valmis tegema ka nii-öelda võimatut ja toetab teisi igas olukorras. Ta on tark, hooliv ja rõõmsameelne, sportlik ning väga töökas. Alati ettevalmistunud ja pingutab. Alati aktiivne ja viisakas ning meie valik on sinu noortekonverentsi läbiviija, Eva-Lotta Kuusmik. Ta on õpetaja, kes teeb tunni lõbusaks, otsekoheseks ja arusaadavaks. G1-dega on ta eriti kohal, noortepärane, chill ja see inimene, kes aitab hädast välja, kui sul on vaja. Ta on töökas, armastab keemiat ning on väga pühendunud just aususele. Mall Koppel.
humoorikas ja mõistev õpetaja, kes märkab igat õpilast indiviidina ja loob klassis toetava tunde. Ta teeb õppimise lihtsaks, huvitavaks ja mitte koormavaks. Tunnis ei teki seda väsinud ja ei viitsi tunnet. Uudse lähenemise ja õigeaegsete pausidega on ta tõeliselt hea lisand meie kooliperre. Herdo Kala. Õppenõustaja, kes on nii soe ja mõistav, et juba temaga rääkides läheb kergemaks. Ta on sõbralik, humoorikas ja väga toetav, annab head nõu ning oskab igal teemal vestelda nii, et tunned ennast hoituna. Merje naeratab palju ja paneb ruumi särama. Tema naeratus toob päikese kogu tuppa. Merje Vask. Uuesti malli osa. Õpetaja, kes teeb tunni lõbusaks, otsekoheseks ja päriselt arusaadavaks. G1-dega on ta eriti kohal. Noortepärane, chill ja see inimene, kes aitab hädast välja, kui sul on vaja. Ta on töökas, armastab keemiat ning on väga pühendunud just aususele. Mall Koppel. Järgmiseks on meie nägus IT-spetsialist, kes päästab alati, kui paroolid on meelest ja tehnika otsustab streikida. Ta on noortepärane killuvend, teeb nalja, hoiab tuju üleval ja leiab lahenduse ka siis, kui teised juba loobuvad. Alati positiivne ja hea energiaga inimene, kelle olemasolu teeb koolipäeva lihtsamaks. Jaanus Lekk. Ja viimaseks me soovime ka tänada kohta, kus me saame käia kehalise tundides ja niisama trenni tehes. Ja samuti on ka Aqua olnud meile ka mõnus tunnustus tasuta pääsmete näol. Me tahame tänada Aqua spordikeskust. Aitäh! Kutsun siia liikumisõpetajad Raili ja Andrese, sest eelmisel aktusel jäid välja andmata mõned tunnustused. Nii, eelmine kord jäid tunnustamata Kristelle ja Brita. Olge head. Sügisene Rogain, tüdrukute esimene koht. Ja kui viimasel aktusil palusin teil kõigil peale aktust telefonid välja võtta ja hääletada meie Egle Salu poolt, siis see on ka jõudnud selles suhtes see tunnustustegudeni, et Egle tunnustati eelmine aasta parimaks juunior ujujaks Eesti riigis. Aga Egle, sinu tulemused ja sinu olek on meile kõigile suureks eeskujuks ja aitäh nende emotsioonide eest, mida mina vähemalt arvutiekraani kõrvalt olen kogenud. Egle.
Ja ma lihtsalt mainin, et Egle isiklik rekord 50 meetri rinnuli ujumises on 29 sekundit ja Egle, mis see lõpp oli? Ühesõnaga, ma arvan, et meist keegi ei suuda selle ajaga ujuda ka seda 25 meetrit ühte otsa basseinis, et kui Egle on juba 50 selle ajaga ujunud. Nii et, aga aitäh! Mul on hea meel, et meie Tarvampää rühm koos Triinu Sikuga on taas aktusel ja nad esitavad meile tantsu Jala täis jooksu. Palun! Enne, kui me lähme aktuse ühe oodatuma sündmuse juurde, videote juurde, tahan edastada oma tänusõnad kõigile õpilastele ja kolleegidele, kes aitasid logistiliselt ja füüsiliselt seda sünnipäevanädalat teostada. Aitäh G31 ja Elo, G35 ja Raimo, G12 Karolin ja Kristin, G13 Raili ja Kadri, G32, G33 ja Kristin ning Hegi, G11, 12, 14 ja Tiiu, G21 ja Marika Kundla. Aitäh aktiivse eluviisi mooduli õpilased ning Raili ja Andres ning G34 ja Marika Arimäe, kes täna viimase mööbeldamisega panevad nädalale punkti. Kui te seda veel ei teadnud, siis nüüd teate. Aitäh Marika Eiskop, Elo, Kristin, Liisa, Mihkel, Reet, Hegi, Agne, Anne, Svetlana, Tuuli, Tiiu ja Maria, kes võtsid külalised vastu ja saatsid neid inspiratsioonipäeval. Aitäh eraldi veel Tuulile, Mesikesele ja Anderole, kes võtsid napilt mõni nädal enne sünnipäeva nädalat ette lisaväljakutse ning olid valmis tulema paneeli visualiseerima. Aitäh Liisa, Mihkel ja Marika, kes lõid inspiratsioonipäevale sisu. Aitäh Karolin, Riin, Lilian ja kõik õpilased, kes jäid eile pärast pidu lava lammutama ja kooli koristama. Aitäh kõigile videotiimi liikmetele, tänu kellele saame kõiki sündmuseid järele vaadata. Aitäh õpilasesindusele, kes aitasid peole hoogu anda. Aitäh kooliresto personalile eesotsas peakokk Airaga, kes selle nädala jooksul toitlustasid lisaks meie enda kooliperele ka kümneid ja kümneid külalisi. Samal ajal ümber organiseerides ennast pidevalt muutuva tunni ja päevaplaani pärast. See on metsik töö, mis seal sinise seina taga tehakse. Hinnakem seda. Eriline tänu kuulub Sander Soosalule ja Tauri Kivisillale,
kes on heli- ja valgustehnika kokku pannud nii, et juhtmeid on rohkem kui vaba aega ja skeeme rohkem kui und. Aga kõik töötab. Ja kui ei tööta, siis vähemalt teavad nemad enamasti täpselt, miks ei tööta. Ilma teieta oleks sünnipäeva nädalal olnud rohkem pimeduses kobamine. Aitäh teile! Ja ma ei saa muidugi siinkohal mainimata jätta ka eilsel õhtul abis olnud vilistlast Mikk Viirmanni, kellel niisama koolis ringi kõndida ei lasta, vaid antakse kohe mõni helitehniline vidin kätte. Nii ka eile, kui Mikk aitas klasside etteasteid lavale tuua. Ja muidugi Jaanus, kellega koos oleme lava taga seda actionit ohjanud, kustutanud tulekahjusid enne, kui keegi publikust üldse suitsulõhna tundma hakkas ja hoidnud korraga töös rohkem asju, kui inimesel tegelikult mõistlik oleks. Aitäh sulle su erilise huumori eest, mis nii mõnelgi hetkel korralikult stressi maandab. Meie lähme nüüd puhkusele. Eks? Minu eriline tänu kuulub ka neile, enamasti noormeestele, kes täiesti juhuslikult satuvad just õigel hetkel liikuma trepist alla või üles või punktist A punkti B, täpselt siis, kui mul on vaja midagi tassida. Ja nii juhtubki, et süütust jalutuskäigust saab ootamatult ühine teekond laua, tooli, redeli või kastiga. Aga ega midagi. Elu tulebki huvitavamaks teha. Käed taskus kõndides ei saagi haarata kinni elus pakutavatest võimalustest. Aitäh teile! Ja lõpetuseks tahan tänada inimesi, keda me väga tihti aktustel ei maini, aga ilma nendepoolsete otsusteta meil ei oleks seda, mida me siin nädala vältel oleme näinud. Aitäh, Agne, et aitasid ohjata ja läbi mõelda tundide, söögivahetundide ja sündmuste tohutut logistikat. Aitäh, Mihkel, et sa jätkuvalt hoiad tantsupõrandal lippu kõrgel ja hämmastad jätkuvalt kõiki meie peaesinejaid. Ja aitäh, Liisa, kelle jah-sõnata ei oleks meil siin koolis neid võimalusi ja esinejaid, mida oleme saanud kogeda. Aitäh teile! Aplaus! Lenda oma mõtetega üle ilma lenda. Alla pole üleliia vara vaja tulla. Anda täpselt nõnda palju, nagu sul on anda. Kanda, võta nõnda palju, nagu jõuad kanda. Sa lenda oma mõtetega üle ilma lenda. Alla pole üleliia vara vaja tulla. Anda täpselt nõnda palju, nagu sul on anda. Kanda, võta nõnda palju, nagu jõuad kanda.
meie aktuse viimased esinejad on kokku pannud eriprojekti Elo Üleoja juhendamisel ja õpetaja Liisi Klaasi abil. RRG segakoor koos bändiga lõpetavad aktuse Mahavoki ja Heini Vaikmaa looga Mägede hääl, seade Siim Aimla. Palun. Hakkame aktust lõpetama, palun lippurid, lippude juurde, palun lippude väljaviimiseks püsti tõusta.
aitäh veel kord kõigile esinejatele tänasel aktusel. Aitäh kõigile, kes panustasid sünnipäeva nädalasse ja elagu Rakvere Riigigümnaasium. Aitäh!